ja kell on 12:30 ja toit on olnud väga maitsev ja see on tegelikult kosutav, sest ma olen selle hommikuse ajaga jõudnud läbi joosta nüüd selle 2 näituse halli sellest 5 või 6, palju siin neid on. Nüüd, kui ma varsti jälle käia jaksan, siis ma tahaks ikkagi minna sinna kaugematesse saalidesse ja vaadata ära, mis seal on. Ja kui mul on selline ülevaade olemas, siis ma saan natuke seedida seda infi ja kui me näiteks homme siia tagasi tuleme, siis ma saan juba mõningatele detailidele tähelepanu pöörata. Mess on nüüd selleks korraks tehtud, täna on 6 ja kohalik kell on 15:13. Me oleme tegelikult kaugel kodust veel ja nüüd proovime siit Genfist saada niimoodi minema, et väga suurde liiklusummikusse ei jää ja ööline hotell on meil Liechtensteinis, et sinna peame välja jõudma. Ja sinna on sõita 387 kilomeetrit. Mis iseenesest on huvitav, sellepärast, et nüüd me lähme läbi selle Šveitsi valges. Kui me tulime, siis oli väljas kott pime ja esiteks filmida midagi ei saanud ja ega näha ka midagi ei olnud. Et nüüd peaks äkki midagi ilusat isegi filmi peale jääma. Nüüd me oleme tagasiteel. Tagasitee juures kõige parem asi on see, enam ei pea mõtlema kütuse kulule. Šveitsis sellest küll väga palju abi ei ole, sest tulles me sõitsime ka Šveitsis 120 km tunnis. Sõidame praegugi. Küll aga kavatseme me Saksamaal proovida ära selle auto kõikvõimed, kiiruslikud, vastupidavuslikud. Ja ma pean ausalt ütlema, et väga vabastav tunne on sõita autoga
selliselt, et sa ei pea mõtlema sellele, et ma püüan hästi ökonoomselt sõita, et sa võid vajutada gaasipedaali täpselt siis, kui tahad ja nii palju, kui tahad või vaja on või võimalik. See on päris mõnus tunne. ja me jõudsime siia Liechtensteini linna nimega Schaan ja sõitsime mõnusalt kiiresti, nii nagu normaalne sõit on ja saime endale siis keskmiseks kuluks 4,4 ja keskmine kiirus oli 102. Et tegelikult sellise keskmise kiirusega 4,4 välja sõita on endiselt väga hea. Aga siia me paraku esimesena jõudnud, sellepärast et mingi lätlaste auto on koletul kombel enne meid siia jõudnud. Aga küll me homme selle vea parandame. Homme on meil lihtne, homme on meil läbi Austria plaks Saksamaale ja siis kui kiiruse piirangud ära kaovad, siis hakkame oma rekordid püstitama. Veidi aega tagasi jõudsime Saksamaale. Austriat oli ainult pisikene jupikene. Ja kuna praegu tundub, et asukoht ja kellaaeg on selline, et liiklust eriti ei ole, siis me proovime, millised selle auto tegelikult võimed on. Ja see aeg ei ole hea kaamerasse rääkida, nii et ma nüüd tegelen sõitmisega. Ja me siin mõtleme, et me oleme kiired. Kurat, sõidad 190 km tunnis, mingi vend paneb nagu postist mööda. Palju meil õukud oli üldse? No me saime vist GPS järgi, saime 201 või 202, aga praegu hetke kogemus ütleb küll seda, et sileda maa peal 200 GPS järgi jääb sellele autole kättesaamatuks, et kusagil 190-195 juures tuleb piir ette. Et mäest alla siis jah, on rohkem ka võimalik, aga ütleme spidomeetri järgi siuke 200 juurde, et saal see viga maha võtta, siis umbes nii selle auto tippkiirus on tundub. Märkamatult oleme jõudnud 4. sõidupäeva lõppu ja kell on saanud 2. Ja see tähendab seda, et me oleme sõitnud 18 tundi ja me oleme teinud ära siis üks asja, et hommikul hakkasime Liechtensteinist pihta ja nüüd oleme jõudnud siia Kaunase juurde Via Baltica nimelisse hotelli. Ja tänane päev on olnud tegelikult täis suurt kihutamist. Saksamaa sai võetud 190, 180, 170 km tunnis kiirusega. Suur osa Poolat 140-ga kuni siis Varssavini ja sealt edasi siis mingi 120-190 umbes selle vahemikuga. Hakkasime siis tulema Läti poole, aga vahepeal või Leedu poole, aga vahepeal munasin veits ära ja panin ühed ristmikult natukene otse. Aga tee oli ilus ja otsustasime edasi sõita ja ühel hetkel hakkas asi natuke kahtlasena tundma. Ja kui me navigatsiooniseadme pildi väikseks tegime, siis selgus, et tema arvates kõige parem viis Kaunasesse minna oli läbi Valgevene, mis meile loomulikult ei sobinud, aga see venitas meie tee natukene pikemaks
Ehk siis, kui alguses me oleks pidanud siia jõudma umbes 1700 kilomeetriga, siis nüüd tulime sipsti ära 1800-ga ja sellepärast see päev meil selline oli. Aga nagu näha, moraal on kõrge, kõik oleme elus ja kohe oleme ära magama ja homme sõidame siis ära koju Tallinnasse. Aga see päev on teinud meie kilometraažide ja kütusekuludega niimoodi, et kui me võtame nüüd puhtalt seda tagasisõiduteed, mis on siis olnud pikk praegu 2201 kilomeetrit, siis keskmine koos selle kihutamisega on 6.0 ja keskmine kiirus on 112 kilomeetrit tunnis. Ja kui nüüd võtta see, mis Tallinnast alates on siis niimoodi, et 5111 kilomeetrit, keskmine kütusekulu on 5.0 ja keskmine kiirus on 96 kilomeetrit tunnis. Ja lõplik tulemus selgub siis homme kuskil peale lõunat, kui me jõuame sinna Eestisse. Aga ega praegu ei olegi midagi muud kui head ööd ja siis vaatame, mis homme saab. Tänast plaani või? Täna on selle reisi kõige lihtsam plaan. Jõuda ära koju. Järgmisesse ööbimiskohta, milleks Väino sõnadel on kodumajutus. Igaühel enda kodus. Ja rohkem plaani ei olegi. Tegelikult sõita oli vähe, natukene suts Leedut ja Lätit ja veel suts Eestit. Sõita on vist uursaarus mingi 600 kilomeetrit, mis arvestades meie eilset teekonda on kiviga visata. Nii paar tuhat korda kiviga visata või natuke rohkem. See on muidugi mõnus mõttekäik, et suts Leedut ja suts Lätit ja siis oledki kodus. Tegelikult on seal veel paarsada kilomeetrit Eestit ka veel enne kui Tallinnasse jõuvad, et see on umbes samasugune asi nagu Eesti inimesed Saaremaale lähevad, et sõidavad praamiga üle ja siis hurraa, oleme Saaremaal, siis tegelikult on vaja veel Muhu ära sõita ja siis on veel 70 kilomeetrit vaja Kuressaarde sõita. Aga vähemalt kui üle piiri saad, siis on vähemalt selline tunne juba, et kodus oled, et küll see viimane osa libedalt läheb. Päeval peaks isegi libedalt minema, aga kogemused ütlevad, et öösel seda vahet sõites, siis kuidagi väga selline valurikas on see õine Tallinna jõudmine sealt Ikla piiripunktist. Sul on selliseid automatka kogemusi all ka ennem? Ei, nii pikka küll ei ole. Ma olen, kuidas võtta pikka, ma olen sõitnud küll autoga Euroopas kokku mingi lähes 6000 kilomeetrit, aga see toimus oluliselt rohkemate päevade jooksul. Selleks läks mingi 8 päeva aega. 4 päevaga 5500 ma ei ole küll ennem sõitnud 5 päevaga. Mis need sellised positiivsed üllatused selle tee peal on? Mulle endale näiteks Poola jättis väga positiivse mulje. No see on tore, siis on 2 meid, kellele Poola tegelikult nagu hoolimata kõik võimalikest õudus- ja hirmulugudest, mida on läbi aegade räägitud, siis tegelikult tänapäeval ei ole nagu see asi polnudki nii hull, et teed on suhteliselt mõistlikud, võib-olla siin Leedu poole tulles mõni üksik lõik oli vähe kehva asfaldiga, aga muidu oli täitsa sõidetav ja ei, ma ei oska nagu midagi kurta, aga mis on meeldiva üllatuse jättis, siis ma ei tea, ma arvan, et see ei ole nii väga üllatus, aga see auto, millega me liigume, on täitsa meeldiv ükka reisiauto. Ei võta üle liiga palju kütust ja on suuri mõnus. Eile selle suure kiirusega sõites näitas ka täitsa normaalseid numbreid. Mõnel on tavaline maanteekiirus sama numbriga. Jah. Seal oli kusagil, kui mingi 108-190-ga sõita, siis palju ei ole just aega seda sõidukompuutrit jälgida sel ajal, sest tegemist on teiste liiklejatega. Aga kusagil 11-12 liitrit ta kippus olema, ja kui arvestada kogu seda veeretakistust ja õhutakistust, siis see ei ole üleliia halb number. Ma arvan, et see on täitsa normaalne. Minule jättis väga positiivse mulje ka veel Liechtenstein oma 30 000 elaniku ja 160 ruutkilomeetriga, selline väike riba mägede vahel ja selline hästi uus koht tundus, kõik oli hästi korras, kõik oli hästi ilus. Õhtusöök muidugi rahaliselt läks natuke käest ära, sest nad olid salamisi valmis teinud ühe kõige parema õlle, mida ma oma elus joonud olen ja seda ikka kippus natukene seal õhtu jooksul minema ja selle kinnituseks anti siis õhtul ka veel arve kaasa, enne kui oli aja ära minna. Aga näed, elu õpetab ja nii ta läheb, aga see on kindlasti üks koht, kuhu tahaks tagasi minna, sest seal on mõned asulad veel, kus kohast läbi sõita ja kogu turistinänn pidi olema pealinnas, nii et ma oma külmkapi magneti mõtetega seal kõrval asulas olles jäingi nende mõtetega üksi, sest ühtegi junni kaasa ei saanud võtta. See-eest aga sain ma kaasa sealt ära võtta ühe sellise õllealuse, mille ma siis, kui muud varianti ei ole ja eBay's seda Liechtensteini külmkapi magnetit osta ei anna, siis kleebin selle endale külmkapi peale ja olen igavesti
igavesti rõõmus ja õnnelik ja see ongi muide seesama hea õlu, mida sealt sai, nii et kui keegi sinna kandi satub, siis käige kindlasti läbi, proovige ja kiitke mu maitsele siis kaasa. Aga ma arvan, et see reis on olnud igatepidi üks positiivne kogemus. Et kõik kohad, kus me oleme ööbinud või söönud või joonud või olnud või sõitnud või siis kõik on väga hästi sobinud ja ei ole ühtegi probleemi millegagi olnud tee peal. Kui ma nüüd veel leiaks mõne tankla, kus me kaardiga tankida saaks, raha on vaikselt otsa saanud või kõik. Ja kusjuures raha on nii täpselt otsa saanud, et kuna Poolas tuleb teemaksu maksta slottides, või õigemini arveldus käib slottides, maksta saab põhimõtteliselt ka eurodes, siis slotte loomulikult meil ju kaasas ei olnud, kasutasime eurosid. Ja huvitaval kombel õnnestus niimoodi tagasi tulles maksta eurodes tagasi saadud slottidega ja niimoodi, et mitte ühtegi slotti ei jäänud järgi, mitte ainust ka, täpselt tuli välja. Uskumatu, tavaliselt jääb alati peodes mingit münte järgi, millega mitte midagi teha ja seekord läks kõik viimasel ajal. Loodame, et Lätil ja Leedul ja Eesti viimasel 200 kilomeetril ei ole halbu üllatusi meile varuks. Tundub, et ilm on ilus, väljas on küll -5 kraadi, kell on 10 hommikul, mis märtsikuu kohta on tegelikult päris külm, aga tee on kuiv, puhas, ei saja midagi. Lähme